Aastakümneid on Kuuba kommunistlik juhtkond suutnud Ameerika survele vastu pidada sanktsioonide ja isolatsiooni kiuste ning tänu liitlaste nagu Venemaa ja Hiina toetusele. Aga nüüd viib Trumpi administratsioon asjad hoopis uuele tasemele. USA kohus on esitanud endisele Kuuba juhile Raul Castrole mõrvasüüdistuse seoses 1996 aasta 2 tsiviillennuki allatulistamisega, mida juhtis Kuuba Ameerika dissidentide rühm. See juhtum, milles hukkus 4 inimest, on Florida Kuuba pagulaskogukonna jaoks siiani väga valus teema. CSAM on juba vallandanud terava ülemaailmse reaktsiooni, kus nii Moskva kui ka Peking süüdistavad Washingtoni hirmutamises ja isegi režiimivahetuse taktikaga flirtimises. See toimub ajal, mil USA on kehtestanud riigile uued sanktsioonid, mis sisuliselt blokeerivad naftasaadetised Kuubale, süvendades sealset kütusekriisi ning põhjustades pikki elektrikatkestusi ja toidupuudust. Meiega liitub nüüd John Kavalek, ta on New Yorgis asuva USA-Kuuba kaubandus- ja majandusnõukogu president. Kõigepealt, kui oluliseks peate teie seda Raul Castro süüdistust? Tiit, kas see on pigem sümboolne või võiks see tegelikult sillutada teed USA agressiivsematele sammudele Kuuba suhtes? Ja kuidas te arvate, et see võiks välja näha? Kas see on midagi sellist? See on põhimõtteliselt mõlema kombinatsioon sellest, mida te ütlesite. See on puhtalt näitamiseks. See on sümboolne. Raul Castro ei näe kunagi USA vangikongi seestpoolt. Teda ei paraaditata kunagi käeraudades avalikkuse ees. Ta veedab oma viimased päevad, ta saab juunis 95 aastaseks, ta veedab oma viimased päevad, viimased aastad Kuubal. Ta sureb Kuubal, ta maetakse Kuubas. Kuid sümboolselt saab president Trump öelda, et see juhtus 1996 aastal Bill Clintoni demokraadi ajal. Siis ei juhtunud George Bushi vabariiklase ajal midagi, siis Obama demokraadi ajal, siis Bideni demokraadi ajal ja nüüd Trumpi ajal. Ja seega on president Trump kogu oma esimese ja teise ametiaja jooksul väga keskendunud, kas teeb seda, mida tema eelkäijad ei teinud, või tühistab seda, mida nad tegid. Või tema puhul olid nad nõrgad, rumalad, nad olid lollid ja tema kavatseb midagi ette võtta. Seega on performatiivsus, sümboolika, eriti Lõuna-Florida inimeste jaoks väga oluline. Teise osa juurde tulles, kas see võib potentsiaalselt viia suuremate sanktsioonide või administratsiooni tegevusteni, siis vastus on jah. Kas ma usun, et Ameerika Ühendriigid üritavad sõjaliselt kinni võtta Raul Castro, nii nagu nad tegid jaanuaris Nicolas Maduroga? Ei. Aga see on sümboolika, see on avalik kuvand. See on naljakas. Mis teeb sind selles nii kindlaks? Ilmselgelt ei olnud mingit ootust, et Maduro viidaks Ameerika vägede poolt minema. Mis teeb Raul Castro praegusel hetkel kuidagi erinevaks? Üks põhjus on see, et Nicolas Maduro oli Venezuela ametis olev president. Ja taas keskendub tollane president Trump sellele, kuidas asi välja paistab. Nicolas Maduro oli Venezuela. Venezuela oli Nicolas Maduro. Ta oli suur, ta oli füüsiliselt jõuline. Ta kandis huvitavaid kostüüme. Ja ta oli justkui koomiksi kangelane, aga tema juhtis Venezuelat. Nii et president veetis, kuid Venezuela ranniku lähedal laevastiku koondades läks sisse, haaras ta kinni ja nüüd on ta New Yorgis kinnipidamiskeskuses. Raul Castro ei ole praegu riigipea. Ta läks erru 2008 aastal, tegelikult, 2016 aastal. Ta on endine kaitseminister, kuid ta on pensionil. Nüüd on jutuks see, et pole tähtis, kas ta on pensionil. Ta on ikka veel võimul. Ta juhib ikka veel riiki. Tema perekond juhib riiki. Aga tegelikkus on see, et minna ja võtta kinni 95-aastane mees, kes ei ole riigipea ega valitsusjuht, millegi pärast, mis juhtus 30 aastat tagasi, see nõuab palju ressursse. Ja küsimus on selles, et Venezuelas ütles president Trump, et me saame selle nafta kätte. Õige. Kuubal on see sisuliselt poliitiline pankrot, te saate selle võla. Nii et ma arvan, et see läheb otsuse tegemisel arvesse. Jaan, viimane küsimus, mida ma tahan sinult küsida, on see, kas sa arvad, et Trump üldse muretseb migratsioonikriisi pärast, kui Kuuba USA blokaadi ja sanktsioonide tõttu täielikult kokku kukub, mida me oleme näinud?
Üldsegi mitte. Ja põhjus on selles, et see president näeb immigratsiooni relvana. Ja ta on valmis kasutama kõike, mis USA sõjaväe arsenalis on, sealhulgas USA mereväge ja rannavalvet. Nii et kui Kuuba valitsus peaks kas tahtlikult või praeguste poliitikate ja president Trumpi täiendavate sanktsioonide tulemusena, kui peaks algama midagi sarnast nagu Marieli paadipõgenike kriis 1992 aastal või Serpa kriis Bushi valitsemise ajal, et see president saadaks mereväe ja rannavalve Florida väina ning nad saadaksid nad kõik tagasi. Nii et Kuuba valitsusel ei ole seda enam vahendina kasutada ja president Trumpi jaoks on see nagu krüptoniit. Teate küll, ta ütleks midagi stiilis anna ainult põhjust, proovige ainult, sest mul on olemas kõik otseülekanded, mis näitavad, kuidas me inimesi tagasi saadame. Pole vahet, kust nad tulevad. Kui nad ei ole siin seaduslikult, siis nad ei pääse sisse, ükskõik mis ka ei juhtuks. Seega ei ole see vahend, mida Kuuba valitsus saaks relvana kasutada.